Tere! Alates 1. septembrist 2025. aastal jõustus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, millega muutub koolidele kohustuslikuks arvestada huvikoolides, noorsootööasutustes ja huvikeskustes toimunud õppimist, kui see kattub kooli õppekavas seatud õpitulemustega. Minu nimi on Tormi Kotkas, olen Haridus- ja Teadusministeeriumist noorte ja andepoliitika osakonnast ning tänases lühiloengus räägin teile, mis asi on formaal- ja mitteformaalõppe lõiming, miks tuleks formaalõpet ja mitteformaalõpet lõimida ja kuidas formaal- ja mitteformaalõpet lõimida. Formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust võime rääkida 3 tasandil. Esiteks võime mõelda lõimingust kui loogilisest sammust tervikliku haridussüsteemi poole, milles oma osa iga õpilase haridusteel kannab formaal- ja mitteformaalõppe ning vabas vormis igapäevases keskkonnas toimuv informaalõpe. Õppimine toimub erinevates keskkondades ja erinevate meetoditega. Tark on mitteformaalset õpet arvestada formaalõppes selle asemel, et õpet ja selleks kuluvaid ressursse dubleerida. Lisaks aitab huvihariduses, huvitegevuses ja noorsootöös osalemine kaasa õppes püsimisele, mis omakorda sillutab tee edasiõppimisele ja karjäärivõimalustele. Seetõttu on formaal- ja mitteformaalõppe lõiming leidnud käsitlust ühise eesmärgina nii noorte kui haridusvaldkonna arengukavas. Praktilisel tasandil võime formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust rääkida kui protsessist, mis arvestab mitteformaalõppes õppimist formaalõppes. Sellisena käsitleb formaal- ja mitteformaalõppe lõimingut ka 1. septembril 2025. aastal jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus. Miks üldse lõimida? No, formaal- ja mitteformaalõppe lõimingu eesmärgiks on saavutada olukord, et mitteformaalõppes omandatu saaks formaalõppes kõigepealt tunnustatud, arvestatud ja väärtustatud. See panustab laiemasse sihti, et iga noore inimese anded, tugevused ja erivajadused oleksid toetatud. Osalemine huvihariduses, huvitegevuses ja noorsootöös tagab, et laste haridustee jätkuks, ehk siis panustame laiemalt õpikohustuse täitmisesse, aga samas vähendame ka näiteks sotsiaalmajanduslikku taustamõju õpitulemustele, mis omakorda aitab tagada, et lapse haridustee ja lõpuks ka karjääritee oleks edukas. Seega õpilased on peamised formaalse ja mitteformaalse õppe lõimingu kasusaajad, kuid formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust võidavad ka teised osapooled. Hoitakse kokku erineval tasandil ressursse, näiteks tööaja, raha ja taristu ressursse. Aga kuidas siis toimub formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine? Formaal- ja mitteformaalõpet lõimitakse Eestis erinevatel viisidel. Esiteks, näiteks arvestatakse mitteformaalõppes osalemist valikkursusena või valikainena, aga ka tehakse mitteformaalõppes loovtöid koostöös kooliga. Teiseks variandiks, kuidas lõimitakse formaal- ja mitteformaalõpet, on siis kooli õppekava elluviimine mitteformaalses keskkonnas, näiteks noortekeskustes või siis ka näiteks keskkonnahariduse keskustes. Ja kolmanda variandina lõimitakse formaal- ja mitteformaalõpet selliselt, et näiteks huvialaõpet viiakse läbi kooli keskkonnas. Selleks, et lõimingu erinevad vormid saaksid rakenduda, on vaja, et toimiks formaal- ja mitteformaalõppe lõimingusüsteem. Selle süsteemi osadeks on erinevad osapooled ja nende poolt ellu viidavad ülesanded. Formaal- ja mitteformaalõppe lõimingul mängivad olulist rolli kohalik omavalitsus, formaalõppeasutus, näiteks üldhariduskool, mitteformaalõppeasutus, näiteks noortekeskus või huvikool või huvikeskus. Oluline roll on ka õpilasel endal ja siis tema esindajal.
Kohalike omavalitsuste roll on ennekõike juhtida muudatust kohalikul tasandil. Seda ennekõike seetõttu, et kohalikud omavalitsused on kodanikele kõige lähemal ja saavad kujundada täpselt nendele vajalikke teenuseid. Ühtlasi on nad ka huvikoolide, noortekeskuste pidajad ja rahastajad. Formaalõppeasutuse roll selles protsessis on ära kirjeldada, kuidas toimub mitteformaalse õppe arvestamine kooli tasandil. Kuna õpilased veedavad väga suure aja koolis, siis on seal hea võimalus märgata kõikide õpilaste huvisid ja andeid ning vajadusel suunata see õpilane oma huvide ja annete arendamiseks mitteformaalõppeasutusse. Nüüd, mitteformaalõppeasutuse roll on pakkuda huvide ja annete arendamiseks kas siis huvialaõpet või huvitegevusi. Ühtlasi, et üldhariduskool teaks, mis mitteformaalõppes on omandatud, tuleb ära kirjeldada, milline on õppeprotsess, millised õpitulemused saavutatakse ja kuidas on seda õpitulemust hinnatud. Õppija ei ole selles protsessis passiivses rollis. Õppija roll on esiteks osaleda nii formaal- kui mitteformaalõppes, lisaks siis mõtestada mõlemal poolel toimunud õppimist ja koos lapsevanemaga esitada avaldus mitteformaalse õppe äraarvestamiseks. Õppija esindaja siin on enamasti lapsevanem. Tema roll ongi siis esiteks toetada last sellel õpiteekonnal ja esitada avaldus koolile mitteformaalse õppe äraarvestamiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumil on samuti oma roll formaal- ja mitteformaalõppe lõimingul. Haridus- ja Teadusministeerium juhib seda protsessi riiklikul tasandil ja omalt poolt pakub tugitegevusi. Nende tugitegevuste väljaselgitamiseks viidi 2021. kuni 2023. aastal läbi uurimisprojekt, mis andis siis konkreetsed poliitikasoovitused erinevatele osapooltele, sealhulgas Haridus- ja Teadusministeeriumile. Siin toon välja need tegevused, mis on kas juba tehtud või lähiajal teostamisel. Esiteks, Eesti hariduse infosüsteem talletab infot nii üldhariduse kui ka huvihariduse kohta ja seal toimuvad pidevad uuendused. Sellel aastal vaatasime üle siis EHISE andmearhitektuuri ja tegime seal parandusi. Ühtlasi liigume sinna suunas, et huvihariduses väljastatud tunnistused ja tõendid saaksid olema tulevikus seotud Eesti hariduse infosüsteemiga. Lisaks on sellel aastal koostamisel lõimingu juhendmaterjal, mis annab siis konkreetsed suunised erinevatele osapooltele, kes juba siin mainitud said. Aga see valmib 2026. aasta jaanuari lõpuks. Neid juhiseid, mis juhendmaterjali sees on, neid tutvustame seminaridel, mille oleme planeerinud 2026. aasta veebruari algusesse. Ühtlasi on taustal veel toimumas noortevaldkonna õigusaktide muudatused, täpsustame huvihariduse õppekavadele seatud nõudeid. Planeerimisel järgmise aasta algusesse on ka hankevoor kohalikele omavalitsustele, mis annab siis väikest finantsilist tuge lõimingusüsteemi väljatöötamiseks kohalikul tasandil. Põgusalt rääkisin, mis on formaal- ja mitteformaalõppe lõiming ning miks see on oluline ja kuidas formaalset ja mitteformaalset õpet lõimida. Formaal- ja mitteformaalõpe on uus reaalsus ja õpilase esindaja avalduse esitamisel tuleb hakata arvestama koolivälist õpet. Formaal- ja mitteformaalõppe edu võti peitub erinevate osapoolte vahelises koostöös ja kohalikel omavalitsustel erinevate asutuste pidajana ja toetajana on võtmeroll selle protsessi elluviimisel. Ühiselt on võimalik formaal- ja mitteformaalõpet lõimida ja see tagab noorte edu.
täpsemat infot leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. Edukat lõimimist!